Tere, mina olen siis Irina, mina esindan veepunkti. Tahaks küsida, kui paljud teist on kokku puutunud sellise probleemiga, et ei ole kuskilt juua saada, kas sportides või siis kuskil linnas jalutades. Tõstke käsi korraks. Ahah, aitäh, väga tore. Veepunkt ongi siis lahendus teile. See on rakendus, kaardirakendus, kus on ära märgitud kõiksugu joogiveeallikad üle terve Lääne- ja Ida-Virumaa. Ja seal on täpselt juhised, kuidas sinna saada, info, mille poolest need allikad äkki tähtsad on. Samuti on märgitud toitlustusasutused, kohvikud, igasugused restoranid, kes pakuvad tasuta kraanivett. Ja mõtlesime, et sellist toodet ei ole olemas Eestis, küll on aga Saksamaal ja Ameerikas 2 tükki. Aga miks mitte siis Eestis? Ja samuti see on odavam kui pudelivesi ja veepunkti on ju palju mugavam otsida, kui käia kuskil poes otsida seda sobivat vett, mis sulle sobiks, et oleks odav ja nii edasi. See sobiks nutitelefoni kasutajatele, neid on kindlasti nüüd Eestis väga palju, 2010. aastast, kui need turule tulid. Kasu on otseselt teile, kes otsite seda kallist väärtuslikku vett. Kaudselt saavad kasu kõiksugused toitlustusasutused, kes asuvad veepunktide läheduses. Et nad saavad siis reklaamida ennast ja võib-olla nagu kaudselt kuidagi sealt oma toodet veel edasi müüa. Muidu on rakendus tasuta, selle allalaadimine on tasuta, saab App Store'ist ja Playboyst aga rakendus ise tasud on 10 senti. Esialgu me neid ei küsi, sest toode on alles arenemas ja me katsetame seda. Aga kui see kord valmis saab, siis kõiksugu juhised ja info, need on saadavad 10 sendi eest, kõigest 10 senti. Praegu oleme kogunud erinevat infot eelkõige allikate kohta, kusjuures kõik allikad said hiljuti ära märgitud, mis Lääne- ja Ida-Virumaal on, need on üle 100 tükki. Samuti oleme otsinud kohvikuid nii Ida- kui Lääne-Virumaal, kõige rohkem oleme praegu leidnud Rakverest ja Narvast. Tegeleme tootearendusega, et see on varsti saamas valmis. Nii et vaja kõigest valmis kirjutada, hakata turundama ja proovime võib-olla kunagi ka teistesse maakondadesse laieneda. See on väiksed prototüübid, ma räägiks paremast pildist, et ülemisel ribal, kus on ära märgitud veepunkt ja kõik sellised asjad, et saab valida, missuguseid asju kuvada, et kas näiteks seda kaarti või mis iganes. Ja siis Entrum on andnud meile väga palju ja me oleme hästi tänulikud, et me saime siia. Aitäh! Küsimused peažüriilt. Kadri, palun. Kellega te olete koostööd teinud siiamaani, näiteks Ida-Viru turismiklaster, ma tean? Me oleme teinud koostööd RMK ja Keskkonnaametiga, et just nimelt allikate koha pealt, et kõiksugu info, mis me oleme saanud, on nendelt. Otto. Sain ma õieti aru, et pikemas perspektiivis siis te võtate nende juhiste eest 0,1 senti maksu. 10 senti, jah. Aga siis see vesi ei ole enam tasuta. Põhimõtteliselt vesi ise on tasuta, lihtsalt see teenus maksab, mitte vesi, teenus maksab. Peažürii küsimused, Eerik, on sul? No teadaolevalt allikad ja kaevudes olev veetase ja üleüldse on ju sõltuv ka aastaajast, ütleme, on nii. Kuidas te kavatsete seda infot koguda, ütleme, et sel kuul on ta tühi, sel kuul on ta jälle täis ja nii edasi, kas teil on kindlad infoallikad, on inimesed, kes käivad siis ja edastavad teile selle info, et see veeallikas ei ole hetkel kasutusel? See on väga hea küsimus. Just. Praegu olen mõelnud seda teha niimoodi, et just RMK kaudu otsida neid inimesi, kes tegelevad allikate uurimisega. Me oleme leidnud ühe inimese, kes tegeleb just Põhja-Lääne-Virumaa nende allikate uurimisega. Et temaga oleme ühendust võtnud, et ta on natukene rääkinud, aga ta juhatab edasi veel teiste inimeste juurde ja nii tulebki see selline infrastruktuur välja, et kus me saame erinevate inimestega suhelda, siis nemad teavitavad. Jah, ma küsin, et kuidas on kohvikud nagu suhtunud sellisesse teenusesse, on nad sellest huvitatud ja miks nad sellest huvitatud on, et inimesed hakkaks käima tasuta vett joomas? Selle koha pealt tuleb ausale, et väga paljud ei ole huvitatud, nii umbes pooled, kellest me oleme küsitlenud. Aga huvitatud on nad sellepärast, et see on nagu reklaam nende jaoks, et siit saab tasuta vett, järelikult see koht on nagu sõbralik, ütleme nii. Et selle poolest nad siis on nagu meiega nõus koostööd tegema. Paljudel allikatel on oma lood ju, et jood seda vett, saad mehele või saad nooreks või kõik see, kas teil see asi on kirjas?
see asi on ka kaart seal alles valmis, et kõik punktid seal märgitud ja sinna nüüd tuleb lisada juurde see info, et mille poolest need nii tähelepanuväärsed on. nii, kas on veel kiire küsimus? Robert, tahtsid sa ennem hõigata midagi sekka? jaa, et sa rääkisid 10 senti, siis kas või äpi ostes? Kas see on äpi maksumus või see on iga juhendi kord, et vii mind kohale iga kord, kui sa lähed kohvikusse, maksab? Tavaliselt äpi ostetakse App Store'ist üks kord ja palju digitransaktsioone on ilma teha, et ma arvan, et nad eelistaks ühe kord. Tegelikult neid juhiseid saab osta ainult üks kord, sest järgmine kord, kui sa tahad samasse kohta minna, sa enam-vähem mäletad, kus see oli ja sellepärast sa ei pea teist korda ostma. Selline süsteem. Täname meeskonda.